ma arvan, et ikka tuleb alustada algusest, nagu öeldakse, et esimene kokkupuude Shakespeare'iga oli mul Hamlet, kus ma mängisin Laertest. Ja Jaan Viiding oli Hamlet ja mina olin Laertes. Ja see oli küllalt niisugune soe kokkupuude. Selles mõttes, et ta oli niisugune elus lavastus ja võib-olla siis alates sellest mul oli ka niisugune tunne, et Shakespeare on tegelikult elus. Siis tema tahtmised ja mõtted. Pärastised kokkupuuted on möödunud kuidagi, on toimunud kuidagi nii, karmilt öeldes jälgi jätmatult, ütleme siis niimoodi suveöö unenägu või siis nagu ta oli Pööriöö unenägu Draamateatri repertuaaris või siis Richard III. Ei saaks öelda, et see halb lavastus oli, mitte Richard III. Küsimus on lihtsalt, et noore näitlejana ma mängisin Dorsetit ja ma tundusin endale lihtsalt ebahuvitav ja mitte vajalik. Aga siis hakkasid tulema niisugused kokkupuuted. Esiteks teatriväline, kui ma mängisin kuultemängus Romeot koos Kai Mihkelsoniga, siis oli juba niisugune tõsine kokkupuude ja muidugi teatrikool. Et kui ma hakkan praegu oma sidemetest nii-öelda sellesama Shakespeare'iga rääkima, siis ma ei saa ilma selle teatrikoolita. Et see, kus ma olin 26 aastat, siis ütleme 20 aastat oli see kindlasti seotud Shakespeare'iga. Ja nii Shakespeare'i monoloogidega kui ka siis Shakespeare'i sonettidega. Mis on mõlemad ju seesama värss. Et selles mõttes mul on mõnikord isegi niisugune tunne, et ma olen väga palju Shakespeare'i mänginud. Aga see tähendab seda, et ma olen mänginud oma tudengitega kaasa ja elanud nendega kaasa ja seetõttu on nad mulle juba nagu läbi käidud ja läbi rännatud niisugune maa. Kui ma käisin Stratfordis kunagi, sellest on ka ikka paarkümmend aastat tagasi juba, selles samas Shakespeare'i nii-öelda koolitusel või kuidas seda kutsuda, meistriklassi Cecily Berry juures, kes on siis Royal Shakespeare Company voice director. Ja siis sellest ajast jäi mulle meelde see, et Shakespeare, tähendab see rõhuasetus, et Shakespeare oli ju tavaliste inimeste autor, et ta ei olnud mingi niisugune aristokraatlik, mingisugune niisugune kultuurnidel autor, kõrgklassi autor, vaid vastupidi, ta oli mõistetav lihtrahvale. Ja vaata, see asi on üks asi, mis meil alati justkui meelest ära läheb, et kui on värss, siis on tegemist mingi aristokraatiaga, ütleme siis mõttearistokraatiaga või millegagi ja seal läheb justkui mõtte kaduma. Ja siis teine pool on siis meie ajal ohuks see, et mõeldakse, et võetakse siis see teadmine, et ta on lihtrahva näitemäng või kirjanik, siis püütaksegi teha seda värsi vabaks. Ja sellega kaotatakse just nimelt tegelikult see, mille pärast see üks või teine tükk on kirjutatud, ehk mõte. Et paraku see asi, mis kindlasti, mille ma sealt kaasa noppisin sellest Stratfordist, on see, et see vorm ja sisu ei ole kuidagi eraldi sahtlites, vaid kui ma unustan selle vormi, siis ma ei pea millegipärast seda sisu tähtsaks, mida see vorm võimaldab kõige paremini edastada. Ja muidugi see, millele toetuda, ongi seesama jamb või siis see värss, 5-jalaline jamb, millele kogu Shakespeare'i looming, millel ta põhineb. 5 jalga. Ühesõnaga niisugune südametukse. Et see tähendab ka seda, kõige niisuguse praktilisema nõuande puhul, et originaalis niikuinii, aga heas tõlkes on rea esimene sõna alati rõhutu. Ma tean, eks ole, mitte ma tean. Et nii kui ma selle esimese sõna, miks ta rõhutab ja miks ta on, kuidas saavutada see võimalus, et ta muutub loomulikult rõhutuks. Nad on ühesilbilised. Et rea esimesed sõnad on alati ühesilbilised ja
tänu sellele on neid võimalik ka rõhuvabaks teha, sest muidu eesti keeles on ju sõna rõhk esimesel silbil ja tekib vastuolu. Noh, tõlkes see kõige tuntum vastuolu on see olla või mitte olla, eks ole. Et ei saa järgida seda olla või mitte olla. To be or not to be, that is the question. Et me ei saa seda järgida. Sest teada on ju see tõlge ka, et peaks midagi muutma ja mitte olla või mitte olla. Oleme jambitruud ja siis oli see, kas see oli Hardi Tiiduse variant või, et kas jään või lõpu teen. Niisugune esimene rida, et vaata, aga ta ei töötanud läbi, et seal on alati niisugune tõlke puhul on alati niisugune probleem, et kuhu kalduda. Kas siis tõelusse olla või mitte olla või siis tehnikasse. Ja tavaliselt ikkagi siis see tõelus jääb peale. Et mingite eranditega, et näiteks see sama maailm, hästi palju on niisugune sõna liikvel selles Shakespeare'is, et maailm ja tihti on ta just nimelt sellises asendis, kus ma pean rääkima maailm, mis grammatiliselt ei ole fonetiliselt õige eesti keeles, aga seal on ta täiesti omal kohal, sest nii kui ma ütlen maailm, ta lõhub selle öeldu rütmi ära ja samas on justkui mõte takerduks. Nii et siis see jamb ja mida see jamb toob kaasa? Jälle niisugune praktiline nõuanne. Värsirida on see, kus on see mõte või mõtteosa. See tähendab seda, et värsirida on kui üks suund, mille järgi ma võin valida teise suuna. See sama, et rea järel liigendamine on üks niisugune võte, aga mitte kohustus. Seda et muidu me räägiks rea kaupa, aga põhiline niisugune häda või niisugune asi, mis ette tuleb, on see, et ma millegipärast liigendan ta rea sees keskel ja teen justkui uue rea, uue värsirea. Ja millegipärast tunnen, et ei jää meelde või mõte kuidagi läheb segaseks, aga küsimus on ainult selles liigendamise küsimus. Et see värsirida on liigendaja või liigenduse võimaldaja, aga ta ei ole kohustaja. Et selles on asi. Üks niisugune asi veel, siis kus see esimene silp või esimene sõna läheb Shakespeare'il alati või võib minna rõhuliseks. arm, eks ole, ma teen see esimene juba on justkui rõhuline, aga tegelikult inglise keeles on ta ju. Oh dear. Ja ta on justkui loomulikult nii ja dear on, aga meil on kallis ja ongi kallis tegelikult võtab selle jõu, see võtab selle siis sellest infost, siis sellest sõnalt, teiselt sõnalt kallis selle jõu ära. Vaat niisugused pisiasjad. Aga põhimõte on jah, pikemalt ma olen sellest kirjutanud oma selles raamatus, mida võin lahkelt soovitada, aga siin ei ole midagi teha, vajadus olla mõistetav. Ja et teine sõna annab tegelikult värsireale jõu. Selles värsis. Ükskõik, mis asja ma siin lahti võtan praegu, teine sõna. Mis silmad, eks ole, mis silmad arm on mulle pannud pähe. Nii kui ütlen, mis silmad on arm mul pannud pähe, läbi, eks ole. Et selles mõttes, et kui ma vaatan värsirida, siis on kaks sõna, mis on hästi olulised tavaliselt. See on teine ja viimane, värsi viimane. Et viimane sõna annab, kas siis lõpetab mõtte või siis annab ta üle, paneb midagi kõlama ja või siis on võimalust ka ühendada, ega selles ei ole küsimus. Ridu. Kui mäletada Inglise teatrit, siis Shakespeare teatrit, siis nad saavad selle värsiga väga kiiresti hakkama. Et meie ainus oht on ju see meile, et värs muutub ebaloomulikuks. Et küsimus ongi, et ebaloomulikus tekib siis, kui on palju rõhke. Vot sellest samast 5 võimalusest, 10 sõna ütleme värsireas. Ja 5 rõhulist sõna siis jah, põhimõtteliselt.
ma pean oma valiku tegema. Et see ei ole see, et kui mul on mis silmatarm on mulle pannud pähe, jah, ma võtan sealt, valin välja, mis silmatarm on mulle pannud pähe, 2 rõhku. Et nägemine tõele vastu käib. 1 rõhk jäi alles. No võt, et niisugune valiku tegemine. No esimene tõde iga ühele, kes monoloogi hakkab, arvab, et hakkab monoloogi rääkima, ütlen kohe, et monoloog on tegelikult dialoog. Eks ole, küsimus on selles, et nüüd kas mul on mingi konkreetne inimene, keha, kas seesama inimene on siin ruumis või on ta kujutluses, jumal taevas Shakespeare'il hästi tihti, laguneks mu liig sitkel hea, kellega ta räägib. Ja nüüd on siis niisugune mõiste, mis tuleb Shakespeare'il kindlasti on sisemonoloog, jah. Et see on teada olla või mitte olla, see on küsimus. Mis oleks üllam vaimust taluda, kõik nooled, mida vali saatus paiskab. Et mis on sisemonoloog? Mõtted, mida muidu ei oleks kuulda, kui me ei lepiks kokku, et neid on kuulda. Et see monoloogi juures on siis esimene asi, monoloog on dialoog. Ma pean selle kõigepealt välja töötama, kellega ma räägin. Siis on olemas sisemonoloog, mis justkui on niisugune kokkuleppeline asi, mida muidu ei ole elus kuulda. See tähendab seda, et nad on ausad. Neil ei ole seda, kuidas öeldakse, teist plaani või tagaplaani või ma ei tea mida veel, eks ole, varjatuid mõtted, sellepärast, et mis asjad siis, kuidas ma selle valiku teen. Põhimõtteliselt see ongi raskus nagu tegelikult antiiktragöödialgi, et alltekste ei ole. Kõik on kirjas. Kõik on kirjas. Et vaata seda, mis on kirjas ja ongi korras. Räägi ära, mis sa mõtled. Et seal ei ole niimoodi, et käid kuskil hästi kaugel ära ja siis ütled ainult mingi nagu jäämäe tipp tuleb välja. Ja on aus. Et see on raske. Sest mõte ei pruugi nii kiiresti käia. Me oleme harjunud alati käima seda teed, et enne mõtles, siis ütles. Mis ei ole mitte vale, vaid üks võimalus lihtsalt sõna ja mõtte tekkimise niisuguses ajalises suhtes. Aga on teisi võimalusi veel. Esiteks, et sõna tekib mõttega samal ajal. Vaat see ongi selle sisemonoloogi kõige raskem osa. Et mõte tekib pokk nagu uss õunas ja korras. Ja kolmas võimalus on, et mõte tekib pärast ütlemist, eks ole, et see on niisugune väljendusoskuste ABC, et 3 ajalist niisugust võimalust on, et enne mõtlen, siis ütlen samal ajal, kui mõtlen ja teine siis mõtlen pärast, mis ma ütlesin. Eks ole, et paraku Shakespeare tegeleb väga tihti just nimelt selle sama sünkroonse variandiga. Et see on see niisugune keerulisus. Ei, ma niimoodi ei mõtle, et käin lihtsalt tänaval ja hakkan mingisugust olla või mitte olla lugema, mitte selles mõttes, aga seoses sellega koolitööga ja mis, kui lähiminevikust rääkida, siis olid muidugi niisugused need tööd, mis tudengid olid, need olid ikka paraku niisugused üldtuntud monoloogid, näiteks seesama Richard III algus. Metusameele talve on hiilgusrikkaks suveks muutnud Yorki päik. Siit hakkabki peale. Et veel siis nii-öelda õppemetoodikast, mis on puudutanud, et see on monoloogid ja sonetid. Et Inglismaal õpitakse just nimelt siis nii-öelda monoloogi tundmaõppimiseks just nimelt sonette. Just nimelt, et sonetid on niisugused lühivormid, mille kaudu ma saan siis pärast oma pikema monoloogi justkui omaseks teha. Et nad mõlemad on selles samas 5-jalalises jambis ja kokkuvõttes nad peavad olema selles mõttes sarnased, et
nad räägivad tegelikult samasugustest lihtsatest asjadest. Mitte nagu seesama sonetki, võtame ükskõik missuguse soneti, et ta on üks impulss ja tihti monoloogide juures on ka neid impulsse vaja tabada. Mitte hakata laiutama nii-öelda selles samas ajas. Ma loen ühe soneti ette, siis ma püüan rõhutada neid teisi sõnu, eks ole, ja viimaseid ja vaadata, kus kohas siis mul on aega mitte rääkida, sest ka sonetil on see omadus, et ma ei pea kogu aeg rääkima. Sest seal on kaks võimalust. Esiteks, kui ma kogu aeg räägin, siis ta muutub niisuguseks tühiseks lobaks ja kui ma liiga laiali ta jaotan ajas, siis ma ei oska teda kokku panna. Võtame siit ühe. Mis silmad arm on mulle pannud pähe, et nägemine tõele vastu käib. Või on mul mõistust jäänud nõnda vähe, et nähtav mulle teisel kujul näib. Kui see, mis veetleb silmi, mul on kena, miks väidab vastupidist siis ma ilm? Kui pole, näitab armed kohtlasena, sest pime on siis armusilm. Jah, armusilm on poolenisti pime, sest aina valvel on ja nutu vees, et petab mind, pilk ei ole ime, ei näe ka päike, kuni pilv on ees. O kaval arm, sa vajad pisaraid, su halbust selge silm näeks seda maid. Mis saite aru, kus kohas rida lõppes, eks ole, saite aru, kus kohas stroof lõppes ehk salm. Monoloogides salme justkui ei ole, sest seal väga harva on riimid. Aga mõtteline niisugune konstruktsioon on seal täpselt samamoodi olemas. Väga tihti. Aga siin on ta muidugi hästi korrapärane sonetis. Nii kui ma need kohad ära ka tajun, siis ongi. Sest kaks asja on, mis ei tohi konflikti olla: lause, siis öeldes lausungi ja rea vahel. Kui see konflikt tuleb, siis on mõte läheb sassi lihtsalt. Ja kuidas see konflikt tuleb? Konflikt tuleb tihti nii, et lause lõpeb rea sees. Väga sageli. Ja siis, kui ma pean seal kauem pausi seal rea sees, lause lõpus, kui rea vahel, ridade vahel, vaat siis tekibki see sama uue rea niisugune kujutis kõrvus. Et see ongi see, mida kutsutakse siirdeks. Et kui seesama lause või just siirdub teise ritta üle, et see on see raskuskoht on muidugi, aga tuleb alati siis seda meeles pidada, et see paus võib muidugi olla rea sees, ainult mitte pikem kui rea vahel. Et see on niisugune suhteline.